tulemast vaatama Tallinna Polütehnikumi TV-d. Oleme kokku pannud selle saate Tallinna TPD TV taaselustamise jaoks. Mina olen Anette ja teie tänane saatejuht ning esiteks lähme tutvume Tallinna Polütehnikumi õpilasesinduse juhatusega. Tere, olen Tauri, meie koolikese õpilasesinduse esimees. Ma õpin teisel kursusel telekommunikatsiooni noore spetsialisti erialal. Lisaks mulle meeldib ananas pitsa peal. Tere, olen Karl Richard, õpilasesinduse aseesimees, trüki ettevalmistaja, armastan disainimist ja näitlemist. Mina olen Margaret, mina olen õpilasesinduse teabejuht ning olen visuaalmeedia spetsialisti esimese kursuse õpilane ning tegelen ka rahvatantsuga. Tere, mina olen Liina, olen õpilasesinduse juhatuse tehnikatoimkonna juht ja õpin multimeedia spetsialisti 3. kursusel. Ja fun fact, olen oma rühmas esimene kodutütar, kellele on omistatud esimene järk. Tere, minu nimi on Martin Kõrge, olen õpilasesinduse juhatuse õpilasõigus ja sotsiaaltoimkonna juhataja, õpin õpperühmas TT22T, trükkaliks, nagu ikka, ja huvitav fakt minu kohta on see, et ma olen oma elu jooksul putitanud kokku üle 120 arvuti. Tere, minu nimi on Peter, ma olen sporditoimkonna juht ning õpin tarkvaraarenduse esimesel kursusel. Ning väike huvitav fakt minu kohta, ma tegelesin 7 oma esimest eluaastat tantsimisega ja seejuures fännasin väga Michael Jacksonit. Ma olen Loella, olen kultuuritoimkonna juht, õpin trüki ettevalmistust ja ma olin esimene Loella Eestis. Nagu näete, on meil väga mitmekülgne ja mitmekesine õpilasesinduse juhatus. Aga nüüd lähme vaatame edasi põlvkondade lahingut. Tere tulemast saateosasse Zoomer versus Boomer ehk põlvkondade lahing, kus küsime noorematelt ja vanematelt põlvkondadelt erinevaid slänge ja väljendeid ning nad peavad need ära arvama. Meie vanemat põlvkonda esindavad õpetajad Rutt Kukk, Terje Varul ja Aleksei Lukašin ning nooremat põlvkonda esindavad Otto Wilhelm Miil, Martin Kõrge ja Jegor Nefjodov. Küsimused koostasid Margaret Rahu ja õpetaja Madi Leikop. Aga alustame siis. Esimene küsimus vanemale põlvkonnale on, et mis on peamine eesmärk, kui keegi ütleb slay? Aega on 30 sekundit. A few moments later. Aega on läbi, ehk mis on teie vastus? Mis on peamine eesmärk, kui keegi ütleb slay? Ütleks, et võtan vabalt. Vastus on kellegi ergutamine, takka kiitmine. Täpselt sama. Nii, ja teine küsimus läheb noorematele. Mis või kes võiks olla labrunn või teise sõnaga labrakas? 1 hour later. Meie vastus on siis see, kes üritab endast suurema pildi teha, kes kogu aeg uhkustab ja näitab, et on teisest parem. Õige vastus on pidu kellegi juures, kus kippus ka alkoholi kaasa mängima. Kui nüüd tagasi vanemate juurde, mida võivad noored mõelda, kui ütlevad sus? See on ju kahtlane. Õige vastus ehk kahtlane ja tuleb ingliskeelsest sõnast suspicious. Ja viimane küsimus jälle noorte juurde. Mida võidi kutsuda kukesupiks? 2 hours later. No, me jõudsime järeldusele, et see on äkki hunnik politseinika ujumas ja vees kukepoksi tegemas. Õige vastus on totaalselt absurdne asi. Ehk äkki isegi õige vastus. Kuulsime mõlema põlvkonna vastuseid ning nüüd saame edasi liikuda järgmise saate osani. Nagu näete, saavad meie kooli õpetajad ja õpilased väga hästi läbi. Aga nüüd liigume edasi TPD meemide juurde, kus on ka üks õpetaja väga palju populaarsust kogunud. Ja lähme nüüd naljalainel edasi. Alustame saate osaga, kus oleme välja valinud mõned tuntumaid meie kooli meemid ja hindame, kas need on siis ikka naljakad või pigem mitte.
Saal on tähtsaid hindajaid õpilasi täis, kes annavad hääleskaalaga märku, kui naljakas ekraanil olev meem on. Kui on väärtgramm, läheb saal lärmi täis. Kui ekraanil nähtu on jama, on saal vaikne. Kõik meemid, mida täna näete, on pärit Instagrami lehelt TPD uudised. Loomulikult ei ole need ametlikult TPD uudiseid, aga kajastamisväärt on ikka. Või kas on? Seda me täna välja selgitada tahamegi. Ja muide, kes veel ei teadnud, meemide autorid käivad ise täitsa meie koolis, aga jäävad anonüümseks, kahjuks või õnneks. Ning enne kui pihta hakkame, kutsume lavale aplausiga Toivo Pärnpuu. Tere, Toivo! Tervist! Küsin kohe otse ära, et kuhu sa siis kadusid? See on väga keeruline küsimus, millel on lihtne vastus. Mind ei saa leida, aga mina leian teisi. Okei, ja mis rahvas arvab? Ja mis sa ise sellest meemist tegelikult arvad? Selles mõttes, et ma saan aru sellest murest, et kuna ma liigun majas palju ringi, siis ega mind ei leiagi üles nii lihtsalt. Nii et tuleb leida viis. Okei. Ning palume meie järgmise meemi ekraanile ja ka kohe publiku arvamust. See on selline väga tänapäevane meem, et Toivo, mis teie arvate? Pean natuke kaugemale seisma. Ei saa päris täpselt kõigest aru. Järgmiseks paneme siinale meemi. Mis rahvas arvab? Ning Toivo, mis te arvate siis Polütehnikumi ja MUBA vahesest suhtest? Ja kahjuks ei õnnestunud selles mõttes, et me oleme ikka enda majas, et me nende maja endale ei võtnud, aga muidu tore üritus oli, sai värskes õhus käia. Nii et te olite ka kohal? Ja ma olin kohal võib-olla isegi kuskil pilli peal, aga siin on tuttavaid nägusi, ma ise ennast kahjuks ei leia kohe. Okei. Ja nüüd järgmine meem. See on siis meie meem spordipäevast. Muide, kas Toivo, te olite ka spordipäeval kohal? Sellel spordipäeval ei olnud, aga nii umbes 20 aastat tagasi olen küll käinud. Need olid päris ekstreemsed. No sporti peab ikka tegema, okei. Mis rahvas arvab? Ja lähme kohe ka edasi järgmise meemiga. Et mis publik arvab? Et see on, ma isegi ei oska selle kohta midagi väga öelda. See vajaks mingit selgitust tõesti. Ja sellega meie tänane üritus lõppenud. Meie tänane meemide vaatamine. Aitäh, Toivo, et teil oli aega tulla meie meeme vaatama. Ning aplaus Toivole. Ja nüüd lähme küsime rahva seast meie salase kriitiku käest, mis tema arvab meie meemidest. Nii, tere! Tema on siis meie tänane salajane kriitik. Mis teie arvate meie tänastest meemidest? Tere! Mõned olid päris head, aga osadega on natuke arenguruumi. Ma pean tunnistama, et ma sain lõpuks aru mõnest meemist. Aitäh! Meemid vaadatud ja hinnatud, liigume edasi nüüd vaatama, mida oskavad meie kooli vilistlased rääkida. Oma mälestusi tulevad jagama meile Lennart Tamm, kes lõpetas meie kooli elektriku eriala, ja Oliver Erlich, kes lõpetas meie kooli IT-süsteemide eriala. Minu nimi on Lennart Tamm ja mina lõpetasin Polütehnikumis elektriku eriala. Tallinna Polütehnikum andis mulle hästi palju julgust ja tegi mind palju enesekindlamaks. Ja ma sain treenida hästi palju oma suhtlemisoskust ja see annabki tegelikult igapäevaelus mul, kui ma pean klientidega hästi palju suhtlema. Tegelikult see on ülitähtis minu valdkonnas praegu, kus ma
töötan konsultandina sisuliselt. Kuna ma peale polütehnikumi lõpetamist läksin kohe ülikooli ehitusinseneriks õppima, siis praegu ma olen konsultandiks Taanis, kus siis renoveeritakse vanu maju ja seal tuleb tohutult palju kasuks polütehnikumis omandatud elektriku eriala. Minu nimi on Oliver Erlich ja ma õppisin IT 16 grupis ja lõpetasin siis aastal 2019. Tallinna Polütehnikum andis mulle päris hea sellise õppevormi, andis mulle hea koha, kus ma sain õppida endale vastavates tingimustes. See, kuidas õppetöö oli korraldatud, oli minu jaoks tollel ajal väga meeldiv, väga mugav. Ja ma mäletan neid aastaid hästi. Ma ei olnud väga sotsiaalne teiste rühmakaaslastega, aga samas mul on tunne, et õppetöö osast andis see mulle palju. Hetkel ma töötan siis Swedbankis ja ma olen küberturbe infrastruktuuri insener. Selle positsioonil ma olen nüüd töötanud 1,5 aastat, enne seda ma töötasin ka siin samas pangas, aga töötasin hoopis IT-supportis. Kuna ma puudusin esimesel aastal nii palju, siis teekud õpetajaid ei teadnud mind ja mul suht ägused olid õpetajate näod ka. Siis oli esimese aasta teine pool, kui ma käisin Võlgade lehega ringi ja mul õnnestus kohata kehalise kasvatuse õpetajat trepil. Ja ma hakkasin talle kohe rääkima pika loo, et miks ma olen puudunud ja põhjendasin kõike ja siis proovisin kokku leppida aega, et millal saaks võlgu parandada. Ja siis õpetaja ei öelnud ükski sõna kogu selle kohtumise ajal ja siis lõpuks ta vastas mulle. Ma olen matemaatikaõpetaja ja ma tahtsin lihtsalt piinlikkusest maa alla vajuda. Võib-olla niisuguseid toredaid seike juhtus siis, kui ma sain reisida koos kooliga. See oli muidugi, nüüd on rääkida sellest natukene pedantne, et nüüd tuli koroona peale ja ma ei tea nüüd, mis see seis on päris täpselt, aga mul oli võimalusi reisida päris palju ja need reisid ja see, mis seal nagu toimus, see oli kõik hästi läks südamesse ja andis edasises elus väga hea tunde, et kui oleks gümnaasiumisse kuhugi läinud, siis ei oleks selliseid võimalusi ja selliseid seikluseid olnud. Me oleme kõik seal olnud motivatsioonikriisi käes ja pea vastu. Kui sa oled lõpetaja, siis kindlasti hoia häid kontakte oma klassikaaslastega. Loodetavasti tegid hästi palju sõpru. Minu jaoks tuli kooli lõpp ka sama kiirelt nagu see, kui lind lendab vastu akent. Väga ootamatu. Ja muidugi ülemõtlemine on ka hästi kohutav asi. Kõige tähtsam vast oleks see, et oleks endas uskumust. Et isegi kui praegu tundub kõik väga keeruline selles mõttes, et ei tea, mis tulevik on ja kuidas need asjad laabuvad, isegi lähitulevikus, siis tähtis on alati olla iseenda jaoks, iseenda vastu lahke, olla pisut egoistlik selles mõttes, et uskuda iseendasse isegi siis, kui on väga raske seda teha. Ma olin õpilasesinduse esimees ja mind üldse õpilasesinduse juures tõmbas see, et see oli, mis seal kõik kaardinate taga toimus, see oli kõik suht kaootiline, õpilased olid rohkem täiskasvanu rollis, tegid seal planeeringuid, milliseid üritusi teha ja nii edasi ja see lihtsalt tõmbas mind palju rohkem kui see, kui klassiruumis lihtsalt õppida. Esimeheks olemine sain juhatada erinevaid koosolekuid, muuta polütehnikumi õpilasesinduse põhieeskirja, esindada kooli, see oli kõik lihtsalt lummav. Kaisa Liimets, tema oli see, kes mind tegelikult ka tõmbas õpilasesindusse ja ma tänan teda ülimalt selle eest. Aitäh koolivilistlastele, et nad said tulla meie saatesse, rääkida oma mälestustest, seikadest ja tööelust. Kuid nüüd liigume edasi kooli Print Touchi üritusele. kuni 14 aprill toimub siinsamas polütehnikumis minu selja taga rahvusvaheline kutseharidusvõistlus.
Mõõtu võetakse tänavu 4 kategoorias. Graafiline disain ja trüki ettevalmistus, 3D modelleerimine ja printimine, fotograafia ja trükkalite võistlus. Just nii ja meie oleme siin, et teid läbi võistluse juhatada. Läheme vaatame. Meil on täna PrintTouchi osalejad, võistlejad ja nende juhendajad. Ja meil on kokku umbes 40 võistlejat ja 20 juhendajat. Ja miks nad siia siis tulid? Meil on tegemist rahvusvahelise, traditsioonilise kutsemeistri võistlusega ja ta on juba toimunud, nüüd on 11. kord. Nii et Covidi pärast oli väike vaheaeg, aga nüüd me oleme siis tagasi ja PrintTouch ongi Polütehnikumi enda võistlus, mida me siin teeme. Meil on 4 võistluskategooriat. Traditsiooniliselt siiamaani on olnud meil 3 võistluskategooriat. On kujundusgraafika võistlus, on trükkalite, trükitehnoloogia võistlus ja on fotograafide võistlus. Ja sellest aastast siis mõtleme ka midagi uut välja, eks ju. Ja uus võistlusala on meil 3D Hacks. Oma võistlejatele andsin siis 2 ülesannet, mõlema päeva jaoks siis 1 ülesande ja esimesel päeval oli õpilaste ülesandeks siis luua läbi 3D modelleerimise ja läbi 3D printimise mingisugune abivahend, mis abistaks inimesi lugemisel. Ja ülesande siuke jutumärkides pealkiri oligi lugemisel abiks. Teine päev tuli siis kujundada järgmise aasta PrintTouch võistlusele trofee. Kasutada siis selleks oma oskusi modelleerimisel. Olen krabanud 2 ohvrit taas kord üheks mänguks ja selleks on meil siin 2 prindi trükid sepad. Väga hästi. Nimelt, mäng on väga lihtne. Ma annan teile, ma arvan, 30 sekundit ja teil on aega siis disainida üks väga funky cruise ja siis me ise hääletame, kellel siis kõige parem on. Andke mul hetk, ma panen siia taimeri valmis. See on kalkulaator, Jürgen, see ei ole, aeg läheb käima nüüd. Siin toimub trükitehnoloogia võistlus, ehk siis imprint. Imprint on teada, nagu tähendab trükijälg. Ja siin segame värve, et näidise järgi täpselt nagu päris tootmises, et klient toob värvinäidise ja siis võistleja segab täpselt tooni selle näidise järgi valmis ja siis seda mõõdetakse spektromeetriga, siis on lõikamise ülesanne, lõikab täpselt toote mõõtu ja pärast hinnatakse mõõtmise täpsust. Täpsus ja veel kord täpsus selles mõttes, et tolerantsid on ääretult väikesed ja see on nagu päris trükitehnoloogiates ükskõik, neid on hästi palju, et see on vaja lihtsalt kontsentreerimist, et ääretult täpsust. Kõik operatsiooni, neid on hästi palju, on vaja lihtsalt ääretult täpne olema ja kontsentreeritud. Et nagu tootmises, et nagu nii-öelda vigade tolerantsus on ääretult väike. Kokku on trükitehnoloogia võistluses on 5 õpilast. Üks on neist on Kasahstanist ja täna võistleb üks viimane võistleja. Germo on saanud endale issand jumal, mis siin tuleb ju, mis font see on, Jesus Christ. Nii, ma sinna Germo poole absoluutselt praegu ei näe, aga ma olen kindel, et ka temal tuleb midagi ilusat. 10 sekundit on jäänud. Vaatame 5, 4, 3, 2, 1. Vaatame siia, näidake kaamera poole, mis meil siis välja tuli. Okei, te võtsite otseselt. No ma küsingi kommentaare, kus te selle peale nüüd tulite? No kui on 30 sekundit, siis tuleb võtta kõige obvioussem lahendus. See on hea lähenemine. Teeme asja natuke huvitavamaks. Vahetage omavahel kruusid ära ja nüüd teisele poole tuleb teha midagi muud, mis ei ole nüüd nii-öelda font või tekst või midagi sellist. Andke sinna mingisugune
funky element juurde. Aga taaskord ma panen nüüd siin selle, tühistame ära, 30 sekundit. Nii, 3, 2, 1 ja läks. Ja maagiliselt jõudsime fotostuudiosse, kus siis praegu on juba sättimine toimumas. Vaatame, lähme siia kõrvale. Piret usinasti midagi sätestab. Mina midagi aru ei saa. Piret, kas sa saad äkki samal ajal kommenteerida, mida sa praegu jälgid? Ma jälgin seda, et focus point oleks hea ja et kaamera sätted oleks piisavalt head, et need ei peaks pärast töötlema. Ja mida sa valguse osas ette võtad? Kas sa jätad siin laelambi käima või kasutad sa välku? Mis su plaan on? See laelamp ongi välk. Nii et no see õnneks ei jää segama, aga plaan oligi, et tuleb nagu täiesti must taust. Saa, okei. No, ma tulen kiusan sind hiljem uuesti. Hei, rahvas, ma segan teid korraks. Küsiks, kes te olete, mis te teete? Alustame sellest. Meie oleme kõik väga vägevad fotograafid, kes tulid hindama siia veel vägemate fotograafide töid. Mis need kriteeriumid on? Mida te jälgite? Me jälgime, et oleks loovust, et oleks tehniliselt kõik korrektne, et oleks uudne ja põnev. Kas praegu siiamaani on olnud see lihtne töö või pigem peate vaidlema oma vahel? Nii ja naa. Mõne asja üle me vaidleme kõvasti ja mõnes asjas me oleme kõik väga ühel meelel. Väga hea. Sul on veel 15 sekundit aega. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja markerid lähevad maha nüüd. Nii, vaatame kaamera poole, mis siis tuli. Mis sa ütled, Kermo, mis sa tegid? See on muster. Ma võiks kellelegi anda ülesande, et see ära lahendada kuidagi. Aga mis meil nüüd siinpool on? Siinpool on üks, ma ei teagi, funky tüüp, kes on ilgelt väsinud. Tal on natuke liiga palju funkid saanud, mul on tunne. Aga teie peate vist minema kohe, teil on 3 minutit aega. Ma soovin teile edu, jaksu, energiat ja te olete vabad. Jookske. No nii, me oleme tagasi fotostuudios. Minu lemmik Piret on siin usinasti pildistamas ja siin on toimunud areng. Set design, meie paprikad on märjaks tehtud. Kuidas sul läheb? Ma arvan, et läheb päris hästi, et visuaal saab täidatud, mis mul originaalis oli. Nii et ma olen suht õnnelik. Okei. No ma lasen sulle edasi siin teha, see näeb väga huvitav välja. Ma enam sind ei tülita ja ma lähen vaatan siia teisele poole stuudiot. Kas siin on ka mingit asja toimunud? Võib-olla jõudsime liiga hilja. Laua peal on kõik ära lõigatud, aga nüüd seal fotopuhvis me praegu midagi ei näe. Ma ei julge enam küsida ka. aga nii on. Vaatame, mis mujal toimub. Minu selja taga on praegu siis žürii liikmed. Juba tuttav Allan seletab teistele liikmetele, mis need hindamiskriteeriumid on ja mida siis jälgida. Siin on ümberringi juba valmis tööd ja eks me pärast näeme, mis võitjaks või kes tähendab võitjaks saab. Kas sul on hetk aega kommenteerida, mis need hindamiskriteeriumid on, siis mida žürii peab praegu jälgima? Kõike, mida siis me ette andsime ülesandes. Et tuleb vaadata, kas on täpselt sama, mis ülesande kirjeldus. Et kas saavad punktid täis, on hästi keskminev või kehvasti või üldse puudu. Ja siis nüüd žürii kohtunikud vaatavad kõik detailid läbi ära ja siis paneme punktid kokku ja vaatame, kuidas esimene päev läks neil. Okei, no ma soovin edu. Tänud Jürgenile ja Evelinile nende vahepaladest ja üldis aimu saamisest, et mis see print touch on. Aga nüüd teatrilainele. Tallinna Polütehnikumi näitering on pannud teile välja väikese sketši. Halleluuja, miks te nii kõvasti läägate? Pungil täiskohuga koju sõita on veidi vaevalisem kui tühjaga. Jaa, väga head passatüüjad olid. Kiidan kokka.
Salut, Amadeus ja Diego. Tšau, Isabella. Said ka lõpuks koju? Hei, ma just saan aru, aga Diego, ma tegin selle trigonomeetria töö nagu ära. Okei, aga kuule, ole ja saada mulle meilile. Mulle ka palun. Kuulge, kas me muidu mängime rahamaad ka täna või ei vä? Nii nagu plaanis oli ju. Kuidas sulle muidu Amadeuse toit meeldis? No, suht mõnus oli. See oli tõesti maitsev, jah. See toit oli päris terav ka, aga ma nokkisin need tomatid ära, sest nendest võib härmatisse saada. Tšau, poisid! Nii, kõik on kohal. Logige nüüd sisse ja hakkame raha tegema. Tähendab, raha teenima. Raha tegemine on nüüd kriminaalkuritegu. Sina teed seda ju endast käest. Jaa, eelmine talv keetsime Amadeusega terve pätsi. Pigem keetsid sina ja mina olin Trishaga lihtsalt valvestajad. Ma igatsen Trishat. Kuulge, ma vist unustasin oma parooli ära. No, see on parooli ära. No, ei saa vaadata see forgot password. See lihtsalt vaata see login, forgot password, see on lihtsasti paremal. No sa võid tegelikult minu kontoga ka sisse logida, sest ma ei viitsi ka täna mängida. Okei, teeme nii. Kulla Kajur 56 ja parool M4N60065. Okei. Tegelikult ei peaks homsest kontrolliks õppima, kas mitte vä? Võiks tõesti nagu õppida kontrollijaks tegelikult. Ei ole õppinud vä? Sest see töö, see ei tule nagu lihtne. Ja kui te alles praegu hakkad õppima, siis nagu palju edu teile, aga... Saeveska annab uhkelt tulu. Ma tegelikult soovin sul pigem investeerida Polumeri vabrikusse. Praegu peaks olema suur nõudlus selle järgi. Sille, kallis, sa pead õppima arvuti kasutamise ära. See on päris piinlik, kui sa lihtsalt muigad siin nagu mingi surnud kala. Nagu palun, keegi, lapselapsed või keegi nagu... Põrjel nagu. Oslab, seleta see turumajanduse, mis sa rääkisid. Turumajandus või? Kuulge, meil on seda homme vaja nagu, aga nagu te tõesti ei oska, sest nagu turumajandus on üksikisikute spetsialiseerumine, konkurents ja majandusvabadus. Ehk siis ta on majandusmudel, kus toodete hinna määrab nõudluse pakkumise suhe, mitte vaid tootmiskulu. Kuulge mehed, teil ei lähe homme üldse hästi nagu... No mul läheb. No mul hakkas nagu pea valutama sellest. Ma lähen nagu käin ära nagu. Kas keegi veel sisse logib päev? Sandral on päris palju vaba kapitali. Või näidata teil endit üles esitada? Palju sa muidu selle värgiast maksad? No, mitte midagi. Tule lihtsalt. Diego, ma kohe login sisse. Ma ikka ei raatsi täna. Kui oleks vaja leibaluusse vasta, siis läheks jalutama aga äkki. Aga ei. Kuule, kas te teate, mis hypothek laen tähendab isegi? Kuule, see on hüpoteetiline laen, mitte hypoteeklaen. Sama asi. Ei ole. Ei ole. Hypoteeklaen on kinnisvara tagatisel laen, kus laenu väärtust hinnatakse tagatise väärtuse põhjal. See on reaalselt sama asi. Igatahes sa võid nüüd edasi tingistada, palun. Jumala hästi, eks ju? Päris hea. No nii, kutid, Sandra käskis vist Polumeri investeerida. Jaa, Polumeri vabrikusse.
Varsti valmib esimene sats ja prognoos on väga selgelt kasulis. Ma tulen teiega varsti mängu, aga ma sirvisin praegu internetis ja vaadata need pasadillad, mida me täna sõime on ja ma mõtlesin nagu vaadata seda nagu see retsepti sellele ja pasadilla või ma ei tea, mis asi tähendab hispaania keeles õudusunenägu. Ja see on pesadilla ja kui see pesadilla hoiab enda õudusunenägu mu kõhus, siis varsti isa Belleril üks suur košmaar. Appikene. Ära räägi nii, palun. Eks näis, kes kauem vastu peab. Investeeringutega on just samamoodi. Esimese tõusuga ei müüda ometi. Diego, saad asju sassi. Kinnisvara väärtus tõuseb ajaga enam kui muude asjade väärtus. Kuulge, kus Sandra jääb? Ma ei tea, ma isiklikult arvan, et äkki ta läks pissides kogemata oma vetsupaberikopotist alla või? Kellega ma siis mängin? No, kui sa nii tahab, ma võin siis sisse logida Diego, nagu suva sisse kontrollitööga, ma saan selle niikuinii ära hamba tehtud ka. Niikuinii on vaheaeg. Amadeus, sul on kombeks oma raha kogu aeg maha mängida, et oled sa kindel, et see on hea mõte või? Okei, mõnda. Ma mõtlesin, ma helistasin Sandrale telefonile, kui see ei tule ilmselt lauale. Ja ma ei tea, mida teha. On täiesti nõutu. Ära muretse. Ilmselt naiste asjad või midagi. Hüppa mängu ja võta mind peale. Me sõidame kasiinosse. Sandro kontoga, nagu tõsiselt või? Ei, sõbrad, ma just sain sisse logida, aga ma pean minema kangi laskma. Olgu, mina ja Amadeus teeme siis. Kui suure summa peale? Vaatame, sa ju enam kohale. Ja ka Sandra kontoga, Diego? Te ju teate, et mul on alati hea inn. Näen läbi bluffimist paremal ja vasakul, suurendan tema kapitali rohkem, kui ma seda vähendan. Oi, paistab, et minu kord on tulnud. Ei hoia enam kauem sees. Oi, ma lähen nüüd. No, tema puhul on ilmselge, miks ta nii kauaks jääb. Kirjutab seal oma uut romaani. Jah, kui tahaks teada, millest see räägib, ta ostaks ära, no kuidas seal juba nii kaua on. Ma ei tea, midagi, mida meil tavaliselt ilmselt oli, sa pead temalt küsima. Ja ilmselt. Kuulge, mul on nagu sõrmed räigelt pillis, et ma lähen käin ära, sorry. Vaesekene. Aga täitsa killer toit oli ju. Maitsev, aga jääb hädale. Aga samas nagu Amadeus käis ennem ära, aga ta tuli tagasi. Imelik. Kõik on läinud ja jäänud. Ma saan muidugi aru, et poiste meeldib kaua istuda potil, aga nagu Sandra peaks ammu tagasi olema ju. Isabelle, sa pidid mind kasiinomaailma sõidutama. Ma ei tea, kas see enam nii oluline on. Not gonna happen. Aga samas nagu äkki ikka mõtleb ikka. No ja. Aga kusjuures Amadeus käis enne ära ja tuli tagasi. Tal on ilmselt immuunsus oma enda toidu vastu. Sööb ju selliseid asju pea iga päev. Okei, ma lähen vaatan, mida Sandra ja Trisha teevad. Kui ma 10 minuti pärast tagasi ei ole, siis helistage kellegile palun 112. Aga ma mäletan, ma lugesin enne ühte artiklit. Ma scrollisin edasi.
ja sa ei arva kunagi ära, mida ma leidsin. No. Üks inimene söödeti surnuks Brasiilias. Söödeti surnuks? Naeruväärne. Ja, aga ega nagu meil siin ka umbes samasugune olukord ju, aga ja, ma hakkan ka minema, et ja, tšau. No davai. Nii. Davai, lähme nüüd Raama kasiinosse. No davai. Mille peale mängime? Mängime su elu peale. Mis ma saan, kui ma võidan? Või kaotan? Vaatame. Aitäh näiteringile selle põneva sketši eest. Ning sellega ongi meie tänane saade lõppenud. Aitäh kõigile, kes aitasid meil saadet läbi viia. Mina olin teie tänane saatejuht Anette ning tänan vaatamast. Kohtume järgmine õppeaasta.